Ah shit, here we go again. No nii, welcome back, nagu öeldakse. Ega väga pikalt ei läinudki aega, oleme jälle kaameraga siin KTL-is ja nagu eelmine kord välja hõikasime, hakkame valima reffe ja vaatame, kas paneme mussid sisse või paneme lohvid. Et minu reffi valik on tegelikult tehtud, aga võib-olla lihtsalt tahaks näidata, mille vahel valisin ja miks ma sellise otsuse tegin üldse. Kuna esimesed sõidud on meil liivas, siis valime hetkel ikkagi liivareffide vahel. Meil on siin 3 põhilist reffi, mis meil läbi käib. On Pirelli Meatsoft, Dunlopi MX14 ja Pirelli Scorpion Soft. Tegelikult see Meatsoft Pirelli on täiesti uus, tuli ta eelmine aasta välja. On ta siis selle vana MX32 Meatsofti järeltulija. Üsna siuke kulbi moodi ja väga universaalne, sobib väga paljudele Eesti pehmetele radadele. Ja kui rääkida päris kulpidest, siis on meil siin see Pirelli Soft ja Dunlop. Et vahepeal siin mõõtsin ka reffide kõrgused või nii-öelda mustri kõrgused, mõõtsin üle. Pirellil on siis rohkem, umbes 2-3 milli kõrgem see kulp, kui on Dunlopil, aga Dunlop on jälle ka 100 grammi kergem, nii et nii ja naa. Kõige populaarsem ikkagist on Pirelli ja põhjendatult on ta ka väga hea reff. Aga minu valik on tegelikult hoopis midagi täiesti teissugust. Et kui ma üritasin ühele kliendile seda reffi müüa, siis ta küsis, mis asi see veel on? See on Blue Steyr. Et ka mustri poolest on ta väga agressiivne ja mustri kõrgus on isegi tsipakene rohkem kui on Pirellil. Kaalub ta ka umbes sama palju kui Pirelli, 50 grammi vähem. Et mina arvan, et see reff tegelikult võiks olla täiesti uus rahvalemmik, kuna on ta agressiivsem kui Pirelli, aga tsipakene odavam ka. Ja see on ka üks suur põhjus, miks ma selle endale alla panen. Ja mul on ka siia valged Blue Steyr kleepsud, mis saab põnev ettevõtmine olema, sest et mina varem reffe kleepinud ei ole. Et viskame need asjad töökotta ja vaatame, mis sellest kõigest välja üldse tuleb. Kuna Tormi ikkagi ei suutnud ära otsustada, kas sõita lohviga või muusiga, siis ma tegin otsuse tema eest ära ja ta sõidab muusiga. Selleks on siis meil Race Performance Airmus ja ma näitan talle ära, kuidas muus reffi sisse käib ja siis las proovib ühe juure ise ka. Nii et lähen peale. I'm feeling high when I'm low. I need it more when you're close to me, close to me. I'm feeling high when I'm low. I need it more when you're close to me. Oh yeah, yeah,
Nii, ühesõnaga Jens, tule aita mind. Näita näpuga ette, sest ma ütlen kui ausalt ära see kuradi see... Oota, kõigepealt keera lahti. Ma keeran lahti selle? Ei, kõigepealt lase õhk välja. Miks? Lase õhk välja. No ma keerasin lahti juba. Tuli kavandama siin. Ja siis tegelikult oleks võinud alustada teistpidi, sest et teisel pool pole ketast, mis sul ees on. See pole mul ees. Siit keerad selle mutika nahvi. Number 12. Nahvi või? Kindel või? Jah. Ma keeran minema selle siit. Mitte nahvi. Piip. Keera see ära siit, jah. No, natukene kaugemalt. Ja, nii, esimene. Pane üks... Kas tuleb koos lohviga? Ei. No lihtsalt, et tulebki ääre taha. Ei juhtu midagi. Nii. Mites nüüd? Nüüd on 2 varianti, kas sa paned eebli vahele ja lööd kummihaamriga selle teise ääre maha või siis paneme selle pingi täpselt 21 tolli peale ja siis surud selle. Ma surun sellega. Mul alvad kogemused selle teistpidi lahendusega. Ja siinkohal ma kasutan ka võimalust. Ma räägin, et see Airmus on meil tegelikult ju KTL Motoklubi koostööpartner. Sealt ma need muussid ka välja lunisin endale. Et suured tänud ja suured tänud KTL ja suured tänud Airmus ja nii ongi. Siit on hea edasi minna. Ma nägin, sa tegid seda siit pood kõigepealt on niimoodi midagi. Sa pead selle ühe ääre pannud sinna stopperi taha. Jah. See ei püsi siin. Lükka see nagu sinna stopperi ääre taha ja siis suru veits üles poole ja ma ei tea, hoia jalga vastas. Nii. Sai see sinna kindlalt vahele? Kust mina tean, ma ei näe siia. No lükka seda stopperit. We
ühesõnaga need on sees. Ermus. Need on sees. Need on sees. Ja läks natuke lihtsamalt, kui mina kartsin. Mis sa karda? Ma ei karda. Karda? Kartsin, ma enam ei karda. No väga hea, ära karda. Pane nüüd kleepsid peale ja rehvid alla ja... Jah. Jah. Hakkad ühest otsast näpuga peale vajutama. Ma hakkan keskelt. Popsi ma panin või? Nii, kortsu ei saa minna. No nüüd ta on enam-vähem safe juba. Nii, nüüd oleks mingit pehmet katsu vaja, siis õõruks ta sisse. Sa võid näpuga vajutada siin. Näpp võtab kaasa seda, või võta. Sa ei tohi mingi väga hullult suruda praegu sinna peale. Ma arvan, et kui sa praegu... Mul on usku, et siin pool see püsib võib-olla üks pesu rohkem kui teisel pool, ehk siis 2 pesu kokku. Aga vaata, kui sa läheksid praegu, läheks näiteks mingit soonerada sõitma. Lähed see kuskil soonte sees. Siis ma pean vahepeal boksi tulema uuesti, nii et kleepsud hakkama. Boksi suued kleepsud päeva. No nii. Oi. Kuule, siin on silikon panemata. Kuule, siin täitsa panemata. Assa Mait ja Maidu vanaisa. Oi. Siukest ütles, ma polegi veel kuulnud. Next. Võib-olla lihtsalt... No, nüüd see S on siuke nagu ta on ja. Näite teist poolt, teine pool on täitsa okei. Aga teine pool läks viltu ju. Jumala pekkis. Ühesõnaga, need tuleb pasaks sõita ja uuesti proovida.